Head sõbrad, hea Vahur, mul on väga hea meel, et me saame täna üheskoos siin istuda ja arutleda nii olulisel teemal. Nimelt käesoleval aastal siis EKP Koguduste Liidus jooksev mõte on ühes vaimus kutsutud ja Paulus tegelikult seal Efesuse kirja 4. peatükis markeerib seda teemat väga erinevate sõnadega. Ja mulle tundub, et selline rikas liit, nagu seda on EKP liit, kus on 100 lähenev koguduste hulk, meil kõigil on erinev kultuuritaust, meil on isegi vaimulik taust erinev, meil on ka selline koguduslik vanus erinev, et väga kerge on jääda sinna kinni, et me oleme erinevad. Aga tegelikult me näeme, et me oleme kutsutud ühe kutsumusega ühes vaimus ja ma arvan, et ikka jälle tuleb tagasi mõelda ja küsida, mis meid teeb üheks. Vahur, meil on täna selline teema jäetud, et mis ühest küljest on väga avar ja teisest küljest väga täpne kitsas, võiks öelda nagu niidi nõela silma panek. Kuidas sulle tundub? Üks Jumal. Üks Jumal, kolmainu Jumal, eks ole. Jah, tõesti see võib olla väga selline lai, aga võib-olla ka allegooriline ja nii edasi, aga tegelikult seal võib olla ka väga palju sellist definitsiooni selle taga. Et mina olen mingites asjades, pigem olen selline mustvalge tüüp ja Jumala kohta mulle meeldib selline üks tärgi lause, et ma käisin kussis, olen käinud ja üks esimesi kodutöid, mis me seal pidime tegema, oligi Jumalast, nii et alustasime õigesti ja siis seal me pidime lugema tärgi raamatut, Bäckerit ja tärki ja tärk oli kirjutanud sellise raamatu nagu Jumal. Ja üks tema selline definitsioon, mis mulle meeldis, seal oli väga palju muud asju ka, aga ta ütleski, et Jumal on siis nii-öelda isikuline vaim, täiuslik headus, kes oma pühas armastuses siis kõike kas siis juhib, kannab hoolt, loonud kui looja, ehk siis isikuline vaim, ta on isik, ta ei ole lihtsalt selline ebamäärane mass või energia kusagil, vaid ta on isik, ta on vaim, eks ole, me selles mõttes nagu ei näe ju teda ja oma pühas armastuses, ta on täiuslik headus, Jumal on hea, et me näeme tema sellist karakteristikat, me näeme, et ta on looja, ta juhib, ta sekkub nendesse meie protsessidesse siin maakeres, siin süsteemis, universumis, et ta mingis mõttes midagi väga suurt ja võimast, aga samal ajal ta midagi ka väga ligidal meile. Et see on selline üks, ütleme, definitsioon, mis kindlasti on aidanud. Mulle väga meeldib, Vahur, see, et sa proovid enda jaoks ära sõnastada. Ma arvan, et tegelikult see on midagi, mida iga inimene, me peame ise ka tegema. Vahe on lihtsalt selles, kas me ütleme, et see on only one, et see on see ainus definitsioon, et ma arvan, et koos Jumalaga käies pilt temast avardub, aga eelkõige me saame ju selle vastuse tema sõnast ja kui me vaatame ka Piiblit, nii Vana Testamenti või Uut Testamenti, kas Theost või Elohimi, siis pigem see ikkagi väga selgelt viitab loojale ja mitte siis ka sellises filosoofilises terminis kellassepp loojale, ehk et Jumal pani selle maailma käima, siis tõmbas tagasi ja vaatame, kuidas see tiksub, vaid parimas mõttes looja, keegi, kes armastuses lõi, nägi selle väärtust ja olen koos oma looduga. Ja see ongi minu arust nagu huvitav, kui me mõtleme, üks looja, mulle tundub, et kõik, see asi on selge, aga vaadates tänast elu, kus me oleme Eestis, kus me oleme globaalselt, mulle tundub, et see on ikkagi väga sarnane selle 2000 aasta taguse ajaga, kui Paulus kirjutas efeslastele, kus polüteism oli nagu see, et sa oled vaimne, täiesti. See, et sul on mingid oma vaimsed praktikad, see, et sa teed ohvriteenistust, see, et sa kummardad, see, et sa mõtestad oma elu läbi vaimsuse, see oli absoluutselt aktseptitud, nagu täna ka. Aga, no kuulge, hakkame rääkima ühest Jumalast või olge nüüd, see ei ole nagu mõistlik. Ja see ju läks tollel ajastul ju Rooma suures valitsuses ju sinna välja, et uskuge kõike, aga kui te ütlete, et ainult Kristus on see ainus, Jumal, looja on ainus, et siis tekkis see konflikt ja mulle tundub, et see on täna ka ju natuke sisse kodeeritud. Ja eriti, kui me mõtleme globaalset mõtet, siis ju tegelikult eelmine aasta küll sotsioloogid väidavad, et see oli 14 aprill, aga äkki see oli 10 või 20 aprill, kus täpselt, kus siis paari päevaga tuli paar miljonit juurde äkki. Te saate aru, me räägime Hiinast ja Indiast, kus siis India tegelikult ületas oma rahvaarvu poolest Hiinat ja kui siiamaani ikkagi mitu kümnendit moel või teisel on siis kommunistlik ja täiesti nii-öelda jumalatu Hiina valitsenud maailma mingeid vaibe, siis täna vastupidi, aina mõjuvõimsamaks majanduses, geopoliitilises, aga ka filosoofilises mõttes kasvab ju India, kus on polüteism. See, et 100 000, isegi miljonid jumalad on aktsepteeritud kuni hetkeni, et oota, aga miks üks? Jah, täpselt.
kui ma mõtlen näiteks Abrahami loole, on natuke sarnane, eks ole, et enam-vähem samast kandist Abraham kutsuti, üks jumal kutsus teda nii-öelda nende teiste jumalate keskelt ühele teekonnale ja me näeme, et nii-öelda piibliloos just aga tänapäevane välja jõudes, et tegelikult üks jumal on tegutsemas nii-öelda mitmete jumalate siis keskel ja see on selline narratiiv, mis on alati kandnud. Me eelnevalt rääkisime sellisest tehnilisest definitsioonist, eks ole, kas siis tärgi poole pealt, aga tegelikult tugevdes ka Vana Testamenti ju Jumala kohta on öeldud, et ta on karjane, eks ole. Väga isiklik. Väga isiklik, ta kannab minu eest hoolt, Jumal kui isa, kui taevaisa. Jumal, kes möörgab nagu lõvi või kes nagu kanaema kogub oma lapsukesi, et Jumalale on ka omistatud ka selliseid nagu mingis mõttes ka pilte, just kas või sellepärast, et kuidagi paremini aidata nagu sõnastada, mis inimese jaoks võis tähendada. Näiteks ma tean, et Eesti kogudused on väga palju õnnistatud läbi vennaste koguduse liikumise hernhuutlus, mis siis ütleme 300 aastat tagasi nii-öelda tekitas lained ja jõudis Eestisse välja ja tänu nende panusele me saime oma piibli ja nii edasi ja nii edasi. Et see on suur asi, aga nad läkitasid väga palju missionäre välja ja nad läkitasid Gröönimaale, eks ole. Et Gröönimaa oli siis väga kaugel ja ka nüüd see on väga kaugel. Ja kui nad läkitasid missionäre Gröönimaale, seal siis elasid valdavalt ikkagi ju nii-öelda siis need pärismaalased, kohalikud. Ja kui nad õpetasid, eks ole, neile kas siis meie isa palvet, eks ole, et anna meile meie igapäevast leiba või et Jeesus on elu leib, siis nende jaoks tekkiski see lühis, et mis asi see leib on? Meil ei ole ju leiba, me elame ju, eks ole, täitsa, mis asi see leib on? Ja siis nad küsisid, suhtlesid, kuulge, aga mida te sööte kõige enam? Mida te sööte? Nad ütlesid, me sööme hüljest. Ahaa, et siis nad natuke muutsid ümber, et meie igapäevast hüljest anna meile tänapäev. See on väga lahe lugu. Ma ei ole seda enne kuulnud, et see on väga silmi avav. Jah, et Jeesus on meie elu hüljes ja sellest hetkest nad said kohe aru, mida see tähendab, eks ole. Et kui me räägime samast ühest jumalast, siis me ei räägi tegelikult nii-öelda mingist lihtsalt igavast platool olevast ühetaolisest asjast, vaid seda sama jumalat me kirjeldame väga erineval viisil. Ja ma arvan, kuskilt läheb seal see joon, kui inimesed hakkavad oma kirjeldust rohkem uskuma, kui jumala sõnasse kirja pandud vaadet, siis tal tekib nagu keerukus. Aga kui me proovime oma kirjeldusega tänases hetkes mõtestada ära selle ühe ainsa jumala looja, armastaja, hoolija ja samas ka sellise jumala, kelle suhtes ta ootab, et meil oleks jumala kartus. Meil ei ole hirm jumala ees, aga ikkagi absoluutne lugupidamine jumala ees. Siis ma arvan, see on hästi nagu mõistetav ja nagu oluline, et me teda taas defineerime. Aga Vahur korra veel rääkida, siis üks selline teema, mis läbi piibli Vanas Testamendis kohe algusest alates ja tegelikult lõpuni välja on ebajumal. Ehk et mina, kui selle sõna ütlesin, mulle tihti tundub, et no jaa, see on selline kuskil Kurunurru Vuti saarel mitusada aastat tagasi. Mingid mingid puutoikad või kivikesed, eks ole, jah. Aga kuidas sulle tundub, kas see on ka täna, kui me räägime ühest ainsast jumalast, kas me kuidagi peaksime endale esitama küsimuse, millisel moel ebajumala teenimine või ebajumalus üldse suhtestub sellega? Jaa, et ma mõtlen kas või jälle Vana Testamendi loole, et Iisraeli rahvas läksid Siinai mäele ja seal oligi Jumal, kes oli rääkimas Moosesega kõige sellisem võimsam pilt ja nad ei pidanud vastu ja siis tegid omale kas või kuldvasika. Et selline ebajumalad on alati käinud kaasas. Ja mingis mõttes me peame ka tunnistama ka seda vaimulikku reaalsust, mis on meie ümber, et saatan, kurat, eks ole, möörgab lõvi, otsib keda neelata ja mis iganes vahendeid selleks võib olla ja tihti need ei pruugi olla ka nagu halvad asjad, vahest mõne jaoks ebajumal võib olla ka karjäär, kinnisidee mingisest inimesest või saavutusest või midagi muud, et see ei tähenda ka nagu neid kivikesi või kristallikesi ainult, et see võib ka kristlaste jaoks olla väga suur probleem. Ja ma arvan, seal võib ongi kaks küsimust, mida peab endale siis esitama. On üks see, et kelle pärast ma asju teen, et mis on mu see siht, kas see ongi selline turvalisus, mugavus, heaolu, eneseteostus või nii nagu mina oskan, ma ikkagi mõtestan, et minu eesmärk on peegeldada tagasi armastus sellele loojale, kes on mind loonud. Ja teine küsimus, ma arvan, on see, et kas kõik need asjad, mida sa ütlesid, hea tervis, hea töökoht, hea raha, kas need on vahendid, et seda ühte
loojat armastada ja teenida või on looja vahend, et neid asju saada. Mulle väga meeldib John Bevere üks ingliskeelne raamat, see ingliskeelses võtmes kõlab nagu hästi, et God or good, et eesti keeles jumal või hea, võib-olla see sõnademäng ei tule esile, aga just meie tänases ajastus võib-olla ka see, et ühest küljest selline hea tunne on saanud meie jumalaks, aga mulle tundub ka mitte vähem täna ikkagi ka kõiksugu erinevad teised vaimsed praktikad. Et natuke see tahab tulla seda, et see jumal on nii suur, et küll ta mahutab kõik ära. Üks hea näide on see, et kui minna raamatupoodi praegu, siis otsi, palju sa leiad piiblit kui jumala sõna ja otsi, palju sa leiad kristallipiibleid. No täiesti. See on huvitav. Sest kui me räägime sellest ühest jumalast, ta ju iseloomustab ennast ka Uues Testamendis, et on armukade jumal ja tavaliselt see väljendub meile natukese negatiivses foonis, aga pigem see on nagu vastupidi, et ju kui ma olen sind armastanud absoluutselt kõigega kuni lõpuni, siis ma ootan ja eeldan, et sina ei jaga mind teistega. Aga Vahur, me oleme moel või teisel proovinud seda ühte jumalat peegeldada ja mõtestada läbi teoloogia, läbi piibli, samamoodi ka läbi selliste jumalameeste kommentaaride, aga lõpetuseks jumal on ikkagi meid loonud selliseks, meie oma kogemused ei ole alusvundament, aga võiks öelda, et kui me oleme vundamendile rajatud, siis oma kogemused on nagu liiv, mis seda vundamenti soojendab. Et millisel moel sina oma elus oled kogenud, et see üks jumal ongi see realiteet ja kogen? Jah, see liivast rääkides, et mulle meeldib üks selline tsitaat, ma ei mäleta, kes selle täpne autor oli, aga et lase Jumalal olla sama originaalne teiste inimestega, nagu ta on ka minuga. Ja minu jaoks üks Jumal võib-olla tähendabki seda, mulle kui kristlasele, et see, kuidas minu vennad jääd Kristuses, kuidas nemad Jumalale järgnevad, mis viisil, mis praktikates, mis kogudustes, et ma ei saa kunagi nagu näpuga näidata või kuidagi kommenteerida viisil, mis nagu halvustaks neid või halvustaks Jumalat. Et mind on nagu see aidanud kõige enam, mind kui kristlast, et Jumalal on unikaalne viis, kuidas ta erinevate inimestega suhtleb, eks ole, kuidas inimesed suhtlevad Jumalaga täpselt nii, nagu tal on ka minuga. Ma arvan, just sellist, ütleme siis kohtumõistmist aitab vähendada kindlasti. Väga mõnus, Vahur, kuidas sa tõid minu arust selle teema nii igapäevasesse praktikasse, et ma arvan, see on üks asi läbi ajaloo. Selleks, et mõista erinevaid inimesi, on jumalat pigem proovitud muuta. Ehk et loome viljakuse jumala ja siis loome selle jumala ja siis selle jumala ja selle. Aga meie kristlastena usume ja näeme, et jumala suurus väljendubki selles, et ta on üks ja ainus. Aga tema lapsed, me igaüks peegeldame tema suurust mingi teatud nurga pealt. Ja nii kaua, kuni see jumala sõna raamidesse, on see täiesti aktsepteeritav. Võib-olla siis samas võrdpildis minu jaoks see kogemus on olnud tihti ka teiste kogudustega. Et mina ise oma natuurilt, mulle sobib teatud koguduslik vorm. Aga ka sellel aastal, kui mul on olnud võimalus päris mitmeid asju teha koos õigeusu kiriku inimestega või siis ka katoliku kiriku inimestega, ma olen siiralt imetlenud, kuidas nemad seda ühte jumalat armastades praktiseerivad jumala kartust oma igapäevaelus. Ja see on olnud minu jaoks väga inspireeriv, aga see ei ole jäänud minu sees ainult mentaalsele tasemele, vaid see on tekitanud esiteks tänu, et jumal, ma võisin seda näha ja kogeda, ja teiseks on andnud see sellise vaimutunnistuse, et mul on üks jumal, aga me tema lastena oleme nii suur ja avar pere. Jah, ühe isa erinevad lapsed. Aitäh teile, et olete selles lühikeses videos meiega kaasas olnud. Loodame, et see tõmbas ka teie enda mõtted ja sellise positiivse uudisimu käima, sest kauge sellest, et meie täna ütleme, kuidas asjad lõpuni on. Kuid kui Paulus ütleb, et me oleme ühes vaimus kutsutud ja oluline point on selles ka, et meil on üks Jumal, üks looja, siis mõtle, küsi, loe piiblit ja arutlema sõpradele, millisel moel see kehtestub täna sinu igapäevaelus.